Tere, tutvustan meie loodud tunnikava ja loodud ülesanned siis multimeedia grupitöö raames. Õppeaine, mida oleme soovinud siis kasutada, on kirjandus ja klassidena oleme välja toonud 6.–9. klassi ja ajaliseks piiriks 80 minutit, siis mis on mitmete koolide topelttunni pikkus. Ja tunni teemaks oleme me siis pannud jutustava teksti lisamine etteantud pildiloole ja vahendid, mida me selleks ülesandeks kasutame, on Audacity ning Canva, mis meie arvates võiksid olla võib-olla ühed loogilisemad ja lihtsamad vahendid, mida siis koolis kasutada niimoodi, et kõikidel õpilastel oleks see ka arusaadav. Ja tunni eesmärgiks oleks siis ette antud piltide järjestamine loogiliseks ja sidusaks looks, ehk siis kõigepealt on Canvas ette antud pildid suvalises järjekorras, õpilane paneb nad meelepärasesse järjekorda ja siis ta loob kõigepealt piltide põhjal lühikese jutustava teksti, soovituslikult kirjutab selle ennem kuskile faili välja ja vaatab, et tekst oleks sidus, loogiline ja seda oleks hea sisse lugeda. Siis ta salvestab selle jutustuse Audacity programmi abil ja ühendab siis selle heli ja pildid siis Canva programmis, ehk siis salvestab loodud helifaili, loeb selle Canvas loodud pildiloo peale ja siis hakkab seal sättima nii-öelda piltide pikkusi, kas pikemaks, lühemaks ja niimoodi, et tekst ja siis heli lõpuks hästi kokku läheksid. Ja tekibki siis arusaamine, kuidas pilt, heli ja tekst toetavad üksteist siis loo jutustamisel. Siin oleme ära toonud erinevad mõisted, mis võiksid siis kasulikud olla antud nii-öelda tunni raames ja oleme ära toonud siis kõik õpilaste eelteadmised, oskused, mida õpetaja peaks tegema, mida õpilane peaks tegema, missuguseid vahendeid on vaja, näiteks siin arvutitahvel, arvuti, internetiühendus, Canva konto või siis õpetaja poolt loodud mall, et me oleme siis mõelnud tegelikult, et õpilased võiksid ka kasutada tasuta varianti ja siis seetõttu me lõime ka ise näidisülesanded just selles tasuta variandis. Ja siin oleme ka ära toonud siis kõik tunniosa ja struktuuri ja kõik sellise. Aga ma nüüd näitaksin ka natukene siis meie loodud töid. Me oleme kasutanud siis multimeedia liikidena pilt, rastergraafikat, heli, tekst ja teemaks on siis jutustava teksti lisamine pildiloole, nagu mainisin varem. Lõimib see eesti keelt, kunsti, informaatikat, kasutame digipädevust, võimalik on lisada ka muusikat, mis tähendab, et ka see valdkond oleks sellel juhul kaetud. Ja see arendab siis loovust ja kujutlusvõimet ja meile tundus selline ülesanne väga vahva, mida võiks siis teha. Ja ma näitan nüüd natukene siis neid keskkondi ja näitan ühte valmis tööd samuti, kui mitte kahte. Ühes variandis oleme siis lisanud siuksed mõnusad looduspildid ja tuleb ilmselgelt siuke väga loodustemaatiline või siukene poolromantiline tekst. Teise variandina oleme me pannud natukene teistsugused pildid ja kus saab kasutada teistmoodi oma loovust, nii et ehk siis need loetavad tekstid tuleksid siuksed hästi erinevad ja eriilmelised. Vaatame siis ühte valminud tööd. Kõigepealt siis selline. Elas kord üks rõõmsaväline tütarlaps, kes väga armastas oma vanaema. Ühel päeval hakkas ta vanemale külla minema ja talle tuli metsas vastu hunt. Hunt küsis, mis sul seal korvis on? Tütarlaps vastas, et korvis on head ja paremat, et vanaemaga vanavanemate päeva tähistada ja veidike maiustada. Nii, antud video puhul siis sai natukene kasutada siin helimoonutamist, sai kasutatud selliseid väga eriilmelisi pilte, õpilase ülesanne ongi siis panna need loogilisse järjekorda ja kes on selline veidikene taipukam, arendab siit siukest natukene punamütsikese teemalist ülesannet. Ja teise näidisena siis midagi natukene romantilisemat. Vatina laiuva taeval. Põllul krõmsutavad rahul olevad pudulojused kasteheinast nisket rohtu. Aasad on täis valget õitega karikakraid, mis hüüavad tuules, armastab, ei armasta ja kõiguvad ühele ja teisele poole justkui pead raputades. Õhtu saabudes mattuvad metsad justkui tihedasse suitsupilve, udumatab endasse kõik puud, põõsad, mäed ja orud. Päike loojub ja taevas on justkui eri värvi. Ja sellised ongi siis meie loodavad ülesanded ja loodan, et kõigile meeldib neid kaasa teha. Aitäh!